Alustan täna ühe looga ühest rootslasest kõrgushüppaja nimega Stefan Holm. Tema võitis 2004. aastal olümpiat ja mis temaga eriti eriline oli see, et ta oli kasvust suht lühike. Ta oli 1,81 sentimeetrit, mis on selline keskmine kõrgus peaaegu meeste puhul, aga tavaliselt need mehed, kes hüppavad nii kõrgelt, nad on vähemalt 1,90 meetrit, paljud neist on ka 2 meetrit. Aga tema oli 1,81 meetrit ja ta suutis siiski hüppata kuni 2 meetrit ja 40 sentimeetrit, mis tähendab, et ta suutis hüppata 59 sentimeetrit kõrgem kui ta enda pikkus. Minu meelest uskumatu. Tubli Stefan Holm. Nüüd, kuidas see oli võimalik üldse? See oli võimalik sellepärast, et tal oli talent. Aga sellest ei piisa. Tal oli ka tahtmine võita, arendada, kasutada oma talenti, mis tal oli antud. Aga sellest ka ei piisa. Tema ümber oli inimesi, treener, kes uskusid temasse, kes julgustasid teda minna edasi, proovida. Kindlasti oli palju neid, kes ütlesid talle, et ma tean, et oli palju neid, kes ütlesid, et ei, sinust maailma paremaks kõrgushüppajaks ei saa. See oli liiga väike kasvust. Aga ta ei andnud ära. Ja selline tunne, kui ta seisab seal ja on võitnud olümpiat. See lugu räägib ka talentidest, mis meil on antud ja täna sellel pühapäeval on üldse talent üks tähtis sõna, üks põhisõna. Meie kasutame sõna talent selles tähenduses, mis meil on andideks antud. Sul on selline talent, minul on selline talent või talendid, mis meil on. Aga tegelikult oli vanasti talent üks rahaüksus. Üks rahaüksus, mis oli väga palju väärt. Jeesus räägib ühte tähendamissõna, kus antakse 3 sulasel, ühele antakse 10 talenti, ühele antakse 5 talenti, ühele antakse 2 talenti, ühele antakse 1 talenti ja me võime siis mõelda, et väga palju raha ei olnud, aga tegelikult üks talent oli juba liiga palju raha, kui suutis üks töötaja teenida 20–30 aasta jooksul. Eks see oli väga palju raha, mis neile anti siis, kui nende isand läks välismaale ja nende ülesanne oli siis teenida raha juurde. Seda suutis hästi see esimene ja teine, eks sellele, kellel oli antud siis 5 ja 2 talendi, aga see, kellele oli antud vaid 1 talenti, ei õnnestunud midagi teenida, sellepärast, et ta kaevas oma talenti maasse. Ta kaevas oma talenti maasse. Ta ei kasutanud seda, ei investeerinud ja kuna intress tol ajal oli väga kõrge, siis tegelikult, kui isand tuli koju, võib-olla palju aastaid hiljem, siis ta oli kaotanud. Isand oli kaotanud ja ta oli pettunud selle eest, et teenija ehk sulane ei olnud oma talenti hästi kasutanud. See lugu räägib meile seda, et tuleb kasutada, areneda, investeerida neid talente, mis meil on antud. Meie kasutame sõna talenti kui selline andide sünonüüm. Tegelikult võime öelda talentide alla ka meie raha, meie aega, meie usku. Seda, mida meie issand on meile usaldanud. See on Jumala kingitus. See väljendab seda, mis meile on antud, see väljendab Jumala usaldus meie vastu.
ta on usaldanud sulle mõned talendid, ta on usaldanud ka mulle mõned talendid. Ja minu ülesande on neid kasutada võimalikult hästi. Tuleb tänada talentide eest. Tuleb anda au sellele, kellele au kuulub. Eelkõige sellele, kes on meil need talendid andnud. See ei tähenda aga, et kuna peaksime olema alandlikud, et me peidame oma talendid maasse. Ütleme, et mina vähemalt ei näita oma talenti teistele. Vastupidi, Piibel ja näiteks Paulus, ka Jeesus selles tähendame sõnas, julgustab meid kasutada, rakendada oma talente siin maailmas, koguduse töös, peres, kus iganes me oleme, kasutada oma talente. Ja siis võib-olla, kui Jumal näeb, et me tõesti rakendame neid, siis ta annab meile talente ka juurde. Nagu ta tegi nende 2 esimese sulaste puhul. Peame ka julgustama üksteist, kasutada ja edasi areneda oma talendid. Just nagu ma rääkisin Stefan Holmi puhul, ilma nende julgustusteta ei oleks talle võimalik seda nii hästi seda oma talenti kasutada. Ja Jumal, me täname sind selle eest, et sa oled andnud igale ühele meist talendid. Aita meid ka neid kasutada kõige paremal viisil, seal ja nii, nagu sina soovid. Ja kui sa näed, issand, et me oleme suutlikud seda vastu võtta, siis anna meile talenti juurde. Nii et sinu nime saaks kiidetud ja meie saame paremini teenida oma kaasinimesi. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.